ilusat esmaspäeva. Tahaks öelda, et ilusat esmaspäeva, aga nagu sa näed, jope seljas, õuest tegelikult suht jahe. Täna sajab ja meeletu tuul on niimoodi, et see vihm põhimõtteliselt lendab kõik näkku sulle. Käisin jälle teises farmis ühte frontloaderit remontimas. Seal oli hüdrovoolik eest. Midagi ei olnud katki, aga seal põhimõtteliselt liikmikutel, kinnitustel on need oorõngad, siuksed tihendid on vahel. Seal paar tükki oli katki. Ja siis seal lekkis see asi päris pahasti. Käisin, vahetasin ära. Kõige mõnusam teha polnud, sest et nüüd ma olen läbi märg. Aga õnneks väga kaua ei läinud, et sain tehtud. Ja nüüd lähme tagasi siis main farmi ja vaatame, mis meil seal teha on. Et selle Land Cruiseri, mis ma viimane kord näitasin, selle ma olen põhimõtteliselt kokku saanud juba. Eelsüüti küünaldega sain ise korda. Nüüd on ainult summuti veel jäänud keevitada. Need varuosad saan äkki homme, võib-olla saan ülehomme, täpselt ei tea. Ja siis mul on siideriga vaja veel tegeleda, et mul on seal siideril mootoril vaja teha õlivahetus, filtrite vahetus. Starter on vaja korda teha. Starteril on üks harja kinnitus katki, aga manager ütles, et meil peaks olema mingi 2 varu starterit kuskil, et vaatad äkki sealt uued tükid. Ja siis midagi nipet-näpet oli veel. Aga ühesõnaga see nädal on üldse siuke, et ma esmaspäevast kolmapäevani teen tööd. Ja neljapäeval lähen siis sõpradega koos Perti. Et vaatame, mis seal huvitavat saab. Ma ei ole näiteks enne Pertis veel käinudki, nii et jälle midagi uut. Nädalavahetusel käisime siin Kondingapis, mis on minu kodust äkki mingi, ma ei teagi, mingi 30 minti või 40 minti sõitu või. No teiste juurest natuke kauem. Seal oli mingi laadataoline asi, olid mingid üritused, ma ei tea, traktori tõmbamine näiteks, inimesed pidid köiega traktorit tõmbama ja siis oli farmi koertele tehtud mingisugune üritus, et said seal võistelda, kes siis kõrgemale nagu autokasti hüppab, et sinna pandi järjest neid kõrgused juurde. Ja siis sai seal mingit heinakotti argiga üle selle lati visata, kes kõrgemale jälle suudab visata ja nii edasi. Mingi live bänd, väiksed õlled. Tänavatoit või noh, mitte tänavatoit, mingid food truckid asjad nii nagu ikka. Et korra käisime läbi, vaatasime, väga kaua ei olnud, mõned tunnid äkki. Seekord käisin Kristjani ja tema neiuga. Nendega ma sain tuttavaks siin Austraalias, elavad ka mul siin samast lähedal. Ja siin teised olid tööl ja nii edasi, nii et jah, teised ei saanud tulla päeval, aga õhtupool kõik tulid niikuinii Anna ja Kristjani juurde, nii et siis tiksusime seal jälle kuni ööseni välja. Aga ega see muud väga polnudki, pühapäeval oli suht siuke kodune ja puhkepäev ja täna siis on see halb nädal algamas, kus pidi nüüd terve nädal vihma sadama, nii et elame-näeme, kuidas sellega läheb. Huvitav on see ka, et siin on nagu 2 farmi vahe, umbes 30-40 kilomeetrit, kus ma käin siis erinevaid töid tegemas. Ja eelmises farmis, kus ma olin, oli nagu üks farm ja noh, tegelikult väga lihtne on ju, aga seal mul võttis aega nagu ikka väga kaua, et kõiki teid nagu peast mäletada ja kuhu sõiti ja nii edasi. Siin farmis mul vist nüüd mingi 3. nädal jookseb ja ma tean absoluutselt kõiki teid, tean kuhu minna, mul pole mingit maps vaja, 40 kilti ühte otsa, 40 kilti teise otsa, mingid vaheteed, kust lõigata saab. Aga eks võib-olla sellepärast ka, et ma olen neid kõiki teid sõitnud juba eelnevalt, siis kui ma eelmisest farmist käisin siin Janaril ja Kristjanil ja teistel eestlastel külas õhtuti nädalavahetuseta, siis ma sõitsin neid samu teid. Nii et ma veits juba tean neid. Ja praegu on suht lihtne. Nagu sa näed, seekord sain tööautoks Mitsubishi Triton või kuidas keegi seda iganes kutsub. Singel käib kastikas, pole väga midagi näha, mul on 2 tööriistakasti ka, King Chrome'i omad, täitsa tutikad, tööriistad ka tutikad. Nii et väga virisda ei saa, suht okei asi. Vihma jätkuvalt sajab ja kell on tegelikult juba jälle 5 saanud, tööpäev on läbi. Aga siin on meie see siider siis, mida ma siin vaikselt hooldan ja nokitsen ja teen. Et
täna on suht vihmane olnud, täna ei ole väga palju teinud, aga siin ees otsas on siuke mootor. Siin siis Deutzi vabalt hingav diiselmootor, mis siis seda siiderit siin elus hoiab, ütleme nii, et panin tagasi starteri sinna ja tegin just õlivahetuse ära. Uus filter on siin ukse taga, ma panin selle ukse juba kinni ära. Õlivannikurk ka, pesin puhtaks, alles on tegin. Rihm, vist homme vahetan ära, arvati, et läheb uus ikkagi. Kütusefilter on ka uus juba küljes. Ja ma ei teagi, väga pole, et õhufilter sai ka uus. Tuleb mingisugused handlebar'id sinna üles panna või nad on seal juba olemas, aga ma pean sinna üles panema ja nad püsti panema. Ja siis siin on veel nipet-napet igast asju teha, et see konkreetne on 24 meetrine ehk ülisuur. Ja siis mulle vist öeldi, et kõik need vardad tuleb välja võtta, siit puks välja pressida, läheb väiksem puks ja teistsugune varras ja uuesti kokku tagasi. Aga ma ei tee seda vist üksi, et keegi tuleb appi ja siis peaksime päevaga tehtud saama. Aga nii see on, maja paistab sealt tagant. Minu auto ja siis, ma ei saa öelda paarimeesega, majakaaslase autoga. Aga, mis seal ikka, tänaseks koju ära aitab küll. No nii, long time no see jälle, pole ammu videot teinud, pole ammu näinud. Meil on siin paar vaba päeva ja mõtlesime, et tuleme katsetame natuke hilukset. Tuleme randa, vaatame, leiame mingi koha, kuhu kinni jääda. Ja panime Martini rooli, sest ise tahaks õlut juua. Ja päris randa välja ei jõudnudki, et leidsime mingisuguse liivase koha ja siin me nüüd oleme. Et laseme rehve tühjemaks ja vaatame, kuidas selle projektiga meil siin läheb siis. Pigem on, vaatad lased tühjemaks kui läheb. Palju sisse panete? Palju praegu üldse oli? 3 paari. Ja palju sa paned? 1,5. 1,5. Vahe kurdi flätimaks ka läheks. No vaatame. Ja teeb nii südavad. Hea mõte oli aknad alla laita. Ajaa. Proovin tõugat äkki. Oota, aga miks tal nelikud? Tagaratasi kabi. Saime lõpuks auto sealt kuradi august kätte. Ja mis järgmiseks oli see, et sõitsime mööda ranna äärt. Ja vaatame aknast välja, et hüljes on. Ja ma vaatasin, et surnud. Sõitsime mööda, vend tõstis pea pista, vaatame, kas ta on meiega sõbralik ja ta sööb meid ära. Ega nende loomade hingerahu ei taha häirida väga, aga kuradi päris pehme on see rand ikka. Hei! Hei, pal! How you doing? Äkki ammustab või? Putsu või?
Pane Essa sisse. Ja sinna tee jäi. Nagu sa näha võisid, siis need klipid on kõik väga erinevatel aegadel tehtud. See video on väga sihuke segane. Võib-olla selles mõttes, et ongi, mul on mingid esimesed klipid filmitud äkki 6 aega tagasi, võib-olla isegi natuke rohkem. Vahepeal käisime Pertis olekut ma kahjuks väga ei näidanud, sellepärast et ma mõtlesin, et tahaks lihtsalt puhata, tahaks lihtsalt olla. Polnud motivatsiooni, et filmida, polnud motivatsiooni selle YouTube'iga üldse tegeleda. Nüüd ikkagi inimesed kirjutavad, sõbrad kirjutavad, et lae kas või mingeid lühikesi klippe ülesse. Mina ei tea, mingi 10-15 minti, et näita ikkagi, kuidas sul seal elu läheb. Aga täna meil on kätte jõudnud aprillikuu. Koju minekuni on jäänud 2 kuud. Lennupiletid on ostetud. Juunis lähme Martiniga Taisse reisile ja peale seda siis Eestisse mõneks kuuks ja siis uuesti tagasi Austraaliasse. Ma ei tea, kes seda eelmist videot vaatas, aga ma vahepeal vahetasin tuba. Natuke suurem, õhksöös pumbaga, sain laua endale, et arvutis olla. Ja see on see maja teine pool siis. Et eelmine tuba oli mul seal, kus uks kinni on. Mul on mõned asjad veel seal, ma ei viitsinud kõike siia kolida. On natuke rohkem ruumiga. Aga jah, tegin sükse otsuse vahepeal. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda on. Sun majas suht hästi kajab ka. Aga õhtu on kätte jõudnud, panin just airfryerisse söögi. Ja nüüd saate, mille söök valmis saab. See video tuleb suht lühike. Ma arvan seda, ma ei ole veel kokku pannud, kõiki klippe ma ei tea, aga arvatavasti mingi siuke 15 pinti äkki, võib-olla natuke isegi vähem. Et jäi siuke suht segane, klippe siit sealt, mingit nii-öelda korralikku videot sest ei tule. Aga lihtsalt siuke väike vahe update siis, mis toimunud on, millega tegelenud olen. Jah, selles mõttes, et nüüd võib-olla on natuke rohkem aega nende videotega jälle hakata tegelema, sest et nüüd ma olen selles uues kohas saanud enda siukse töörütmi kätte. Nüüd ma teen vaikselt oma asju, lihtsalt et endal tuleb meeles pidada ja meeles hoida, et võtta see kaamera välja, teha mingeid klippe ja näidata ka seda asja vähe. Pluss siis nädalavahetused minul on vabad, et saan käia, olla, ma ei tea, midagi välja mõelda. Et siin see nädalavahetus äkki lähengi, ma ei tea, võib-olla kalale kuskile, võib-olla poodi peab niikuinii minema, äkki lähen kinno, vaatan, sest et hetkel on siuke aeg, kus siis tegelikult käib seeding ja kõik teised eestlased, tuttavad sõbrad tegelevad seedinguga, aga kuna mina olen mehaaniku positsioonil, siis ma olen ainuke, kellel on põhimõtteliselt nädalavahetused vabad. Ja mis sa siin üksi nagu ikka teed, et üksind on suht igav. Nii et jah, siis ma pean endale tegevust leidma. Viimast 2 kuud on jäänud. Või selles mõttes mitte viimast, ma tulen järgmine aasta tagasi Austraaliasse peale suve siis. Aga esimese aasta viimased 2 kuud. Et vaatame, katsume need kuidagi üle elada. Tegelikult tahaks koju minna küll vahelduseks juba. Ja oleks siis suve Eestis. Ja siis vaatame edasi, mis ja kus ja kuidas. Ja kindlasti, kui me nüüd Taisse lähme, siis ma üritan sellest ka mingi eraldi episoodi 2 välja siis tuua, kokku panna, oleneb, kuidas seal läheb, mida me teeme seal, palju näidata, nii ja nii edasi. Vot, aga ei hakka seda juttu väga pikaks venitama siin, nii et näeme järgmises videos. Thanks, et vaatasid!